Tere päevast! Täna soovime anda väikese ülevaate, millised on linna eelarve tulud ja mis linn siis nende rahade eest sellel aastal plaanib ära teha. Et linna eelarve on mõnes mõttes sarnane meie kõigi isikliku või pere-eelarvega, et me teame, et palju meil on tulusid, palju meil on raha ja mis me siis selle rahaga ära saame teha. Et muidugi linnal peab see eelarve olema kirjalikult vormistatud ja on seadust tulenevalt palju nõudeid, kuidas seda eelarvet tuleb siis menetleda, kuidas teda tuleb vormistada, isegi on sisulisi nõudeid. Aga suures plaanis jah, et see on siis, koondab endasse linna tulud ja linna kulud. Ja tihtipeale esimene osa siis on linna tulud, et kust linn raha saab ja tihtipeale on ka paljudele inimestele ja isegi ettevõtetele selline küsimus, et kust see linna raha tuleb. Et linna tulud on selleks aastaks planeeritud 20,3 miljonit eurot. Ja siin slaidi peal on näidatud, et nad põhimõtteliselt siis jagunevad kolmeks, on maksutulu, toetused ja tulu kaupade teenuste müügist. On ka tegelikult muud kulud, Sillamäe linnal neid nii palju ei ole, seal on näiteks trahvid ja sellised keskkonnatasud. Mõnedel omavalitsustel on need muud tulud üpris märkimisväärsed, näiteks Narva-Jõesuul ja Lüganusel on keskkonnatasusid üle 1 miljoni euro. Aga Sillamäe linnal on siis kõige suurem tuluallikas on maksutulu. Et kõige suurem tulu on füüsilise isiku tulumaks. Me kõik maksame tulumaksu 22% ja siis 10,64% tulust laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja ülejäänud tulu riigieelarvesse. Ja nüüd pensionidelt laekub siis 8,5% linna eelarvesse ja ülejäänud osa siis läheb riigieelarvesse. On ka mõned tululiigid, näiteks kui me võõrandame oma vara ja õnnestub sealt kasu saada, siis see tulumaks läheb kõik 100% riigieelarvesse. Aga füüsilise isiku tulumaksu siis me saame nende isikute tulult, kelle elukoht on Sillamäe linnas ja me oleme plaaninud siis seda tulu, et 12 miljonit selle aasta jooksul. Natuke tulu saab linn ka maamaksust, siin on 132 000 eurot aastas. Peaasjalikult maksavad seda meie ettevõtted, kes asuvad siis tootmisterritooriumilt, sealt tuleb suurem osa maamaksust. Väike summa on ette nähtud reklaamimaksust, see on siis see maks, mida maksavad need reklaami avaldajad, kes avaldavad reklaami avalikus ruumis tänavatel, siis peavad sellest maksma linnale. Teede ja tänavate sulgemise maks väike summa, et kui tehakse remonte või selliseid töid, mingeid üritusi, pannakse tänav kinni, teised seda kasutada ei saa, siis tuleb sellest ka maksta. Paljudel omavalitsustel on ka muid makse, kohalikke makse, millest nad tulu saavad, need ei ole väga suured, aga näiteks parkimistasud, loomapidamismaks ja sellised. Aga maksutulud on siis põhilised. Ja huvitav on see, et kuigi linn saab maksutulu, siis me ka ise maksame päris palju maksu. Seal on sotsiaalmaks, tulumaks, mootorsõidukimaks ja nii edasi, käibemaks loomulikult. Ja eelmisel aastal linn ise maksis üle 4 miljoni siis makse. Teine suur siis tuluallikas on toetused. Siin on ära näidatud, et me saame 5,8 miljonit riigi käest toetusi. Esimene on siis toetusfond, 3,1 miljonit. Need on siis sellised riiklikud ülesanded, mille täitmiseks riik eraldab linnale raha. Et näiteks selle raha eest me maksame siis toimetuleku toetusi, maksame õpetajatele palka ja nii edasi. Ja siis on eraldi tasandusfond, 2,5 miljonit eurot. See on selline mehhanism, et linnade valdade tulubaas on väga erinev, aga ülesanded on neil üpris samasugused, ülesanded tuleb täita
ja et siis see tulubaas väga erinev ei ole, siis riik eraldab sellist raha, et seda tulude vahet siis tasandada, et kõik suudaksid umbes sama kvaliteediga neid avalikke teenuseid osutada. Kolmas suur tuluallikas on tulu kaupade teenuste müügist, 2,3 miljonit. Need on siis need tulud, mis linn ise suudab teenida, näiteks lasteaia kohatasud, muuseumi piletid, ringitasud, ruumide üür ja sellised tulud. Nii et kokku on siis tulude maht 20,3 miljonit. Ja siis järgmine suur plokk, et on kulud, see tähendab seda, et mida me saame selle raha eest ära teha linnas. Kulusid on kokku 18,5 miljonit ja siin slaidi peal on siis näha, kuidas moodi see tegevusalade järgi jaguneb. Ja kõige suurem selline valdkond on haridus, kuhu kulub 44% linna kuludest, see on siis üle 8 miljoni euro. Ja selle raha eest me saame siis tagada kooli tegevuse, lasteaedade tegevuse, Sillamäe kultuuri- ja huvikeskuse tegevuse, nii et lapsed saavad koolis käia, lasteaias käia ja haridust. Siis järgmine suurem valdkond on sotsiaalne kaitse, kuhu kulub 4 miljonit, mis on umbes 21% kogu kuludest. Selle raha eest siis me peame üleval selliseid asutusi nagu laste hoolekandeasutus Lootus, mis siis osutab lastele erinevaid teenuseid, sealhulgas siis ka asendushooldusteenust. Samuti peame üleval hoolekandeasutust Sügis, mis osutab teenuseid vanemaealistele elanikele. Samuti siis selle raha eest osutatakse erinevaid sotsiaalteenuseid, makstakse sotsiaaltoetuseid, et selline suur kuluvaldkond. Edasi on 10% kuludest suunatakse vaba- ja kultuurivaldkonda, see on siis 1,8 miljonit. Selle raha eest me saame siis üleval pidada spordikompleksi, maksta toetusi spordiklubidele, korraldada spordiüritusi, pidada üleval noortekeskust, korraldada noorteüritusi, lastelaagreid. Selle raha eest töötab meil raamatukogu, Sillamäe muuseum, anname välja linna ajalehte ja toetame mittetulundusühinguid. Nii et ka väga suur kuluvaldkond. Edasi on majandusvaldkonna küsimused, mis kokku on siis siin umbes 15% või 16% eelarvest. Ja siin on küll eraldi slaidi peal ära toodud majandus, elamu- ja kommunaalmajandus, keskkonnakaitse, sisuliselt on see nagu üks valdkond. Ja siis selle raha eest me hoiame korras tänavaid, korraldame liiklust, on teekattemärgistused, liiklusmärgid, korraldame bussiliiklust, jäätmekäitlust, hoitakse korras haljasalad, tehakse siin lillede istutamist, puude istutamist, niidetakse. Selle raha eest toetame elamute remontimist, tänavavalgustust hoitakse korras ja lambid põlevad õhtul. Selle raha eest hoiame üleval kalmistut ja on palju muid tegevusi, mis siia valdkonda kuuluvad. Näiteks on projekt Kodud tuleohutuks ja näiteks linnasauna dotatsioon, et kõik selles valdkonnas. Ja viimane valdkond, mis siis eelarves on siis esimene valdkond, on üldised valitsussektori teenused. Sinna kulub 8% kuludest ja see siis kulub sellistele tegevustele nagu linnavolikogu, linnavalitsus, raamatupidamine, siin on ka reservfond, siin on ka sellised ühised projektid, me nimetame neid arenguprojektideks ja tööhõive ettevõtluse projektidest, et need on kõik selle raha eest. Ja nüüd siin järgmine slaid näitab, et tulu ja kulu, tulu miinus kulu on siis eelarve tulem
ja seaduse mõistes siis eelarve tulem ei tohi olla väiksem kui 0, negatiivne. See tähendab seda, et linn ei tohi kulutada rohkem, kui ta tulusid saab. Aga muidugi tuleb silmas pidada seda, et me peame maksma tagasi ka laenu ja investeerima, nii et see tulem peab siis võimaldama seda, et me saame ka laenu tagasi maksta ja investeerida. Ja kui me võtame nüüd, ja me rääkisime sellest põhitegevuse kuludest, mis on siis sellised igapäevased tegevused, me maksame palka, ostame seal teenuseid ja selliseid. Aga siis investeeringud on siis sellised suuremad kulud, kus me siis ostame põhivara või rekonstrueerime oluliselt. Näiteks teede remont, seal hoonete remont või ehitus. Sellised tegevused on siis investeerimistegevused. Ja põhitegevuse kulud moodustavad meil kuludest 62%, 33% ehk peaaegu 10 miljonit on meil investeerimistegevus ja finantseerimistegevuse kulu, see tähendab siis laenu tagasimaksmine, on siis 1,6 miljonit peaaegu aastas ja kokku on siis eelarve maht 30 miljonit. Ja nüüd lühidalt ka siis need suuremad investeeringud, mis sellel aastal plaanis on, selle 10 miljoni eest. Et esimesed projektid, nagu te näete siin, on siis need projektid, mis said alustatud juba eelmisel aastal. Et Viru puiestee rekonstrueerimine on plaanitud lõpetada sellel aastal sügisel. Sinna on plaanitud 2,85 miljonit. Staadioni rekonstrueerimine, kus ehitustegevus peaks lõppema juba suvel. Sinna on plaanitud 2,38 miljonit. Siis on meil plaanis jäätmejaama ehitus aadressil tööstuse 12. Siis on Majakovski 7, siis kõik teavad seda kui muusikakooli ja Uulei hoonet. Selle hoone rekonstrueerimine 1,66 miljonit eurot. Siis on Sõtke jõe tammi rekonstrueerimine planeeritud peaaegu 0,9 miljonit ja edasi väiksemad projektid, siin näiteks spordikompleksi Kalev jõusaali ehitus 128 000 eurot, siis on ligipääsetavuse projekt, mis siis tähendab seda, et kõik linnaasutused oleksid külastatavad ka näiteks liikumis- või nägemispuudega inimestele, et kas siis pandused, liftid, invatualetid ja sellised. Selle projekti jaoks on meil sellel aastal ette nähtud 2 miljonit. Teederemondiks kulub ka 2 miljonit ja muud väiksemad projektid umbes 300 000. Erinevad siis remondid, seal lastemänguväljakud ja nii edasi. Et kokku siis investeerimistegevus on ette nähtud meil sellel aastal 10 miljonit eurot ja sellest siis 58% me loodame saada siis välisfinantseeringut ehk siis fondide toetusi, et kuskil 13% on siis linna omavahendid ja 29% ehk peaaegu siis natuke vähem kui kolmandik on siis laenuraha. Nende rahade eest me siis soovime investeerimiskava ellu viia. Et see on siis lühidalt selline rahaline plaan, mis meil selleks aastaks on ja nüüd linn alustab siis selle plaani elluviimist. Tavapärane on see, et aasta kestel nii tulude pool kui kulude pool täpsustuvad ja siis tehakse siis eelarves täpsustusi lisaeelarvetega. Ja kui nüüd kellelgi on täpsem huvi nende numbrite või selle informatsiooni vastu, siis kõik need materjalid, nii eelarve kui seletuskiri on avaldatud linna kodulehel.